Tervist! Palun võrkturunduse tippkeskusesse. Ohoo! Sinna pole kunagi keegi tahtnud sõita. Urmas Kulp. Kas sa oled avameelne inimene? Ikka, üsnagi, jaa. Ei, ma ei suru midagi peale, pakun lihtsalt võimalust. Selge. See pole mingi suvaline võrkturundussüsteem ega mingi püramiidskeem ja sa ei pea kellegele mingid tooted pähe määrima. Päris huvitav. Pakun sulle võimalust ühineda eraga. Sul on sugulasi? Sul on sõpru? On küll jah, aga mind huvitavad siiski rohkem võrkturundus ja püramiidid, mõistlikud süsteemid. See ongi võrkturundussüsteem, aga ainulaadne, sest binaarne struktuur on palju parem kui püramiidskeem. See süsteem käib niimoodi, et sa ostad endale paketi ja oled täieõiguslik investor ja iseenda omanik. E-rahadega kauplemine siseturult väljapool hakkab kuskil 4-5 aasta pärast, siis kui kõik e-rahad on kaevandatud. Oluline on see, et maksimaalselt e-rahasid oleks eraisikute käes. Ma olen täiesti kindel, et sellest tuleb maailma tippvaluutasid. Suurkorporatsioonid teevad meile praegu juba pakkumisi. Enamus krüptoraha fännid, kes jauravad nende bitcoinidega mis iganes, see on ummiktee. Bitcoinidega tegelevad on enamasti need vennad, kes on arvutialaste teadmistega. Aga e-kontot võib omada ükskõik kes, isegi vanaema maal. Aga kui palju see üks korralik pakett maksab? Paketid hakkavad 100 eurost. 500 eurot on järgmine, 1000 eurot, 1500, 2000 ja nii edasi. Piiranguid ei ole. Mul endal on 500 pakett. No aga alla selle pole ka eriti mõtet. Ei no jah, muidugi. Aga palju selle tootlikkus aastas on? Mul on endal esimesed e-rahad käes. 2 kuuga mitmekordselt plussis. Toimub pidev väärtuse kasv ajas läbi liitujate arvu. Aga kas partneritehikut annaks teha? Et sina ostad minu käest Lionessi kaardi ja müüd sõpradele maha selle. Ja siis selle rahast siis ma saan endale selle paketi. Tegelikult mul on veel Cincino kohvimasinaid päris hea varu ja Goldeni vitamiin. Umbes 5000 inimest päevas üle maailma liitub kogu aeg. Saad aru? Jah. Kontolt näed seda kõike reaalajas, ilusad graafikud. Kas sa ei saaks mulle laenata praegu 500? No ja siis lepiks niimoodi kokku, et kuu pärast või mis see kasum hakkab tulema, et siis selle teeme nagu pooleks. Kahjuks ma ei saa. Ma sõidan homme soojale maale puhkama. Konto võid sa kohe teha ja maksmisega on aega umbes kuu. Võid ka võtta väiksema paketi. Ja hiljem upgrade'ida, nii nagu mina tegin. Aga kas 6 aja pärast ka ei saa laenata või? Ma võin oodata. Siis ma saan, siis juba saan, ja. Oled sa kindel, et sul üldse mingit võimalust ei ole? 100 euro ikka on. Ei ole praegu, jah. Ma panin just praegu kõik kapitali panin viimahlade alla. Rahad kinni seal all. Ma soovitan sul neist asjadest välja kasvada. Neid tooteid ei ole üldse kerge müüa. E-rahal puudub toode ja sellepärast sa müüd iseennast läbi süsteemi. Sa müüd väärtuse kasvu. Geniaalne. Mitte mingisugust kohustust, vastutust ei ole. Minu all on ka passiivseid investoreid, kes on puhtalt positsiooni pealt juba teeninud 2 kuuga 150 euri. Ja ongi nii, et õhku on tegelikult lihtsam müüa ju. Täitsa lõpp. Ei ole ju mingit ladustamiskulusid. Jäävad ära, eks ole. Mul on praegu kodu kõik see mahlu täis, siis on mul veel Cincino kohvimasinad, eks ole, pesuvahendid, siis vitamiinid viisin veel ema juurde. Ema kurdab, et tal ei ole talvekartulid enam kusagile panna. Minu kindel soovitus on see. Müü kõik asjad maha ja lükka kogu kasum e-rahasse. Aga ega ma midagi peale ei suru. Kui mul oleks praegu reaalselt raha 5000 euri, ma võtaksin pimesi 5000 paketi, sest ma usun, ma tean, ma näen selle süsteemi tulevikku. No see võtab natukene aega. Aga natukene veel ja ilmselt üks hetk ma saan selle kohvimasina meeste käest Cincino kirjadega maasturi kätte. Ma ei taha sulle mitte midagi peale suruda, aga ennem saad sa selle maasturi e-rahadega kui Cincino kohvimasina meeste käest. Praegu on üks e-raha võrdne 1 euro ja 15 senti. Ja selle aasta lõpuks on 10 eurot üks e-raha. 14.50. Jah. Teeme siis nii, et kui sa varem laenata ei saa, siis räägime 6 aja pärast uuesti. E-rahas ei ole võimalik maksta või? Ei, praegu veel mitte.
niimoodi, et siis hakkab. Assu. Jah. Nii. Hops. Aitäh! Suhtleme. Jah, kuu aja pärast. Jaa, ma võtan ühendust. Kui mitte varem. Jaa, võtan ühendust. Olgu. Ja